tere tulemast siis minu kanalile. Minu nimi on Rutt. Teeme täna siis sellise teema, kellel on partner ära läinud. No kas olete tülli läinud ja te ei tea, kas see inimene tuleb veel teie ellu tagasi või mitte. Või siis, et tuleb koju, võtab oma asjad ja kolib lõplikult teie juurest välja. Et läksite oma partneriga tülli. Kas ta tuleb tagasi? Nii. Kõigepealt proovime vaadata ära, mis teie elus praegu toimub. Mõelge palun iseenda peale, öelge mõttes oma ees- ja perekonna nimi. Proovime vaadata, mis teie elus praegu toimub. Mis praegu teie elus toimub? Siin on olnud mingisugune suur raputus. Te olete pidanud sellepärast isegi ära põgenema. See põgenemine võib olla ka oma mõtetes, et minna kuskile varjulisse kohta ja siis seda šokki, mis te saite, seda uuesti nagu läbi elada, et enda jaoks kõik selgeks mõelda. Et see võib muidugi võtta mõne inimese päris kaua aega. Nii, vaatame ka, mis sorti see torn oli, mis siin teil siis läks ära, mingi vale. Keegi tegi valega teile mingit tohutut siukest šokiteraapiat. See oli midagi minevikust, mille oleksite pidanud juba ammu tegelikult lahti laskma. Aga see toodi teravalt esile ja nüüd teeb see veel eriti palju haiget. Ja nüüd enam ei tea, et kuidas sellesse asja suhtuda. Keegi tõi mingi vana teema, mingi vana sündmuse, tõi teile äkki ülesse. Te tunnete ennast ka selles ise süüdi olevat. Kas te päriselt olete ise süüdi selles asjas, mis juhtus? Noh, kui nii võib öelda, siis te olite selles inimeses väga kinni, kes teid armastas, kes aga teid ilmselt siis teile kuidagi haiget tegi. Et noh, mingis mõttes seda ei saanud otseselt ju süüks nimetada, seepärast, et see, kes ikka teile halba teeb, no selle ei ole mingit õigustust, on ju. Aga võib-olla lihtsalt see, et olite liiga kinni selles inimeses. Et noh, nii. Vaatame veel, mis teil praegu toimub elus. Võib-olla toimuvadki jah mingite siukeste raskete asjade lahti laskmised, nii. Te üritate nüüd seda elu vaadata endal hoopis teise nurga alt. Siis lõpuks otsustate kõik selle nagu lahti lasta, enam mitte sellega tegeleda ja üritada lihtsalt olla rahulik, rõõmus ja nautida lihtsalt elu. Kuigi see vihjab ka armu kolmnurgale, aga te ei taha ka armu kolmnurga kui sellist enam. Te teete kõvasti tööd oma unistustega, soovidega, ka võib-olla tervenemisega. Te aitate oma hingel ja südamel paraneda. Ma ei oskagi nüüd seda seletada. Kui te tahate head peret, seda te muidugi tahate, siis te saate aru, et siin peavad mõlemad osapooled ikkagi suhteliselt võrdselt panustama. Et olete jõudnud nagu arusaamisele, et mingite poisikestega te enam tegemist teha ei taha. Kuid miks mul praegu nii raske seletada, et mis teil toimub? Kuidagi nagu... Ja, te ootate, kuni need mehed, kes näitavad, et nad on mehed, kuni nad ikkagi, noh, kuni nendest poisikestest saavad mehed. Ja nad mitte ainult, et lihtsalt, et ei armasta natukene,
vaid et nad tahavad ka päriselt peret luua, ollagi päriselt mees kodus ja ka nagu pere ülalhoidja. Te ei taha lihtsalt neid, kes tulevad lihtsalt mingite oma, et iseennast seal rahuldada, et minul oleks hea, onju. Et selliseid te enam ei taha, tahate ikka täisväärtuslikku, kes mees tahate, kes võtab täisväärtuslikud vastutuse perekonna eest, kui te nagu abielluksite selle mehega. Te olete teinud päris kõva mõttetööd oma tahtmistega uut meest saada, et missugune see peab olema. Te ei lepi enam, ma saan aru, vähemaga. Te olete saanud haiget ja enam te sellist olukorda ei taha, et see korduks. Nii. Vaatame seda inimest, kes teie elust nagu, et läksite tüllid ja läks teie juurest ära, onju. Vaatame, missugune selle mehe iseloom või mis ta elus praegu toimub. Vaatame, mis sellel mehel, kes teie juurest nagu, läksite tülli, et ta läks ära, onju. Et missugune selle mehe iseloom on. Eks ta on ka siukse kaootilise meelega, mõtlemisega, siuke rahutu hing hüppab ühelt jalalt teisele, tahaks seda ei tea mida, tahaks toda ei tea kust, onju. Suhteliselt egoistlik on, kes tahab, et tema ikkagi emotsionaalsed ja rõõmukarikad oleks täidetud. Ta armastab naisi, talle meeldivad naised. Kuna ta on ka siuke aktiivne inimene, ta talub hästi koormusi, vastutust, ta võib võtta päris suure koormuse endale ja ta suudab siis ka hästi efektiivselt toimida ja viia need toimingud ka edukalt lõpuni. Tegevustes on ta kiire ja ta suudab need ka edukalt lõpetada. Kui antakse töö juures midagi teha või ta suudab need edukalt lõpetada, aga naiste suhtes ta armastab kasutada salavõtteid, armastab kuidagi petta ja see on tal juba minevikust juba see komme niimoodi, et naistega peab kuidagi kavalalt käituma. Praegu ta on, ma ei teagi, aktiivselt peres, ta võib-olla aktiivselt oma pere juures, kui tal on pere või tal on seal inimestega mingi läbisaamine, kokkusaamine. Praegu ta on hetkel nagu tasakaalus. Aga ta armastab hoida kinni mõtetest, leida omale jälle keegi naine, võib-olla kes ei ole päris vaba, onju. Tal on see nagu selline kinnisidee. Talle meeldivad siuksed naised, kes on natukene siuksed salapärased, keda ta kohe ei mõista näiteks, onju. Et ta väga tugevalt jätab endast mulje, et tema on nagu tasakaalus mees, temal on piisavalt väärtust, ta oskab raha teha, ta väga tugevalt, sest see näitab manipuleerimist ja jõud, ta väga tugevalt ja jõuliselt näitab ennast kui rahuliku ja stabiilse mehena, et keda võib isegi valida omale abielumeheks. Nii ta näitab ennast tugevalt välja, et ta paistaks sellisena teistele. Ja kusjuures ta saab aru, et see skeem töötab väga hästi, naised lähevad väga hästi selle lõksu, sest naised tahavad ju turvatunnet, tahavad ju pere ja tema näitabki ennast naistele, tema on justkui see mees, imperaator, kes suudabki juhtida peret, olla naisele nagu turvaliseks toeks ja selle lõksu naised pahatihti lähevad. Nii, selline oli selle mehe kirjeldus praegu või mis energiatest ta praegu on. Ja vaatame, et mis siis saab. Läksite tülli, läksite lahku, mis saab edasi? Mis saab edasi? No see mees jätkuvalt on nagu pahane teie peale.
Umbes niimoodi, et teie olete süüdi, et nii juhtus, on ju. Võib-olla oli mineviku teemas näiteks, et te tahaksite emaks saada. Sest kui te olete juba stabiilne naine, tahate ju emaks saada, aga sellest tuli kohe probleem sellest tagasi ennast kaitsma. Et ei, ma ei taha, mina tahan veel, mina olen vaba inimene, mina tahan ringi käia, pidutseda. Mina ei taha ennast mingi lapse pärast kuskil kinni panna. Et jah, et ma pigem siis üldse ei olegi enam sinuga koos, ma lähen oma teed. Ja et see oli teile ikkagi paras šokk, on ju. Ta lõhkus teil nagu kõik ära. Mis saab nüüd edasi? Edasi ta ütleb, et tema läheb oma eluga edasi, teeb oma tööd, ajab oma asjaamisi ja teeb valikuid mingiks uueks tsükliks. Läheb, otsib jälle uut armastust maailmast, sest selline teda ei rahuldanud, kuna ta läks teiega tülli. Aga ütle, kas sa kavatsed veel selle naise juurde tagasi tulla, kellega sa tülli läksid? Ma ei tea, seepärast, et ta on niisugune ressurssne naine, temalt saab piisavalt ressursse, et võib-olla. Praegu küll vaatab mees hoopis teisele poole ja naine teisele poole. No ei tea, kas sa kavatsed selle naise juurde tagasi tulla, kellest sa tüliga lahku läksid? Ei. Ta läheb kiirelt ära ikka hoopis teises suunas. Ei. Ta ei kavatse tagasi tulla. Aga kas sa arvad, et kas see naine ootab sind tagasi, et sa tagasi tuleks? Tead, ma ei tea, ma ei taha isegi teada, ma ei taha isegi mõelda, mida ta seal mõtleb. Ma saan aru, et ta on hirmuseisus, ma saan aru, et ta on muserdatud, aga no mina temalt tagasi minna ei taha. Ükskõik, mis temaga siin välja mõtleb, on ju enda jaoks. Aga sa ei tunne süütunnet, et seda nagu maha jätad niimoodi, mingi tüli käigus lihtsalt. Et see nüüd on põhjus, et maha jätta, on ju. Tead, mul üldse, hakkab ennast nüüd õigustama, et tead, üldse mul oli temaga nii raske, et seda naist oli nii raske armastada. Tal oli kogu aeg mingisugused asjad, küll talle meeldinud see, küll too, küll ta kartis seda, küll ta kartis toda. Mida sa täpselt mõtled selle all? Temaga ma ei saanud isegi kuskile minna külla või kuskile sõitma. Miks? No see, et ma toon sulle lihtsa näite. Ma ei saanud temaga isegi mitte kuskile minna, aga miks? Miks sa ei saanud selle naisega kuskile sõita või kuskile minna? Sellepärast, et oota. Et mees tahtis minna, et temal on karikad täidetud, et teda kõik vaatavad, et tema on niisugune iludus, on ju, kõik naised vaatavad, mina vaatan naisi, on ju. Aga talle ei meeldinud, et see naine, kellega ta käis, oli ka ilus ja tõmbab samamoodi teiste meeste tähelepanu. Kas oli nii või? Jaa, säästa ta õudselt vihale. Vot, miks ta ei saanud minna. Sest see naine oli nii ilus, et mitte ei vaadatud ainult teda, ei vaadanud teised naised, vaid seda tema naist vaatasid ka teised mehed. Ahaa, tähendab, asi oli sinu armukadeduses või? Jaa. Vaat, mis hoopis välja tuli, on ju. Et see naine oli nii ilus, et sa isegi mitte, et sa ei tahtnud. No jah, sa ei tahtnud, et nüüd äkki keegi võtab sul ära selle naise käest, on ju. Vot, mis tegelikult veel välja tuli. Te olete nii ilus, et te meeldite teistele meestele, et tema ei suutnud seda näha, et kui te lähete kuskile peole või et seal hakkavad võõrad mehed teid vaatama. Sest järelikult see mees oli siis hästi armukade tüüp. Oota, no jah, aga millest siis tuli see tüli? Kas see tuligi sellest, et te läksite kuskile ja siis seal hakkasid mehed siis nii-öelda nagu teid vaatama ja siis teie partner oli siis teie peale nagu armukade või? Millest tüli tekkis? Millest te tüli tekkis, et ta ära läks lõpuks? Näidake vihane olemine. Näed, läksime sinna. Tema tundis ennast kui sauade kuningas, kui tahetuna. Millest tüli tekkis? Algul oli justkui kõik okei, kõik oli hea.
millest tüli tekkis? Aga siis hakkasid asjaolud pöörama ennast teistpidi ja mehel oli see raske, kes oli hoopis uudmoodi. see oli talle nagu paras väljakutse, onju. aga kuna tema armukadedus lõi välja, ta hakkas kartma, et äkki ta selle suhte teiega kaotab, aga seda ta ei tahtnud. millest see tüli tekkis? et te olete nii selline ilus naine, te tajute, teised tajuvad teid ka kui pereinimest, kui stabiilsust, kui stabiilset naist, kui ilusat, kui tugevat, kui enesekindlat, sihukest, kellel on hästi palju asju korraga käsil, onju. millest teil tuli see tüli selle mehega? ja mees kartis, et siin hakkavad teised mehed nägema selle naise juures uusi võimalusi. aga tema ei tahtnud seda mitte lubada, et tema armastus võetakse tal käest ära, onju. see tegi teda kurvaks, aga seda ta ei tahtnud, et see nii juhtub, onju. et hakata kellelegi teisele mehele meeldima. ja siis ta mõtles, et kuigi ma teda armastan, ma teen ikkagi sellise valiku, et ma lähen ise ikkagi minema tema juures, et ma ei kannata seda. ma ei suuda nii palju sellega endaga tööd teha, et seda välja kannatada. et tema on ikkagi ülemperest rinna, temal on nii palju varjatud pooli nii-öelda, et mina pigem siis lihtsalt kõnnin tema elust minema. Lähen oma teiste unistuste poole. et siin tuleb välja, et tegelikult olete te väga tubli naine, te olete väga ilus, te olete töökas, hästi rahulik, stabiilne, mõjute kõigile hästi ligitõmbavalt, aga see mees ise ei suutnud oma armukadedust alla neelata, ta ei suutnud sellega tööd teha. ta tahtis teid ainult endale hoida. mida tahavad kõrgemad jõud sellele mehele öelda, kes teie juurest ära läks? ütlevad, et muide, see naine oleks sulle, temast oleks väga hea abielunaine sinule saanud. aga näed, sa magasid ise selle maha, sa jätsid selle minevikku. et oleks sa korralikult tööd teinud, sa oleks saanud omale väga hea abikaasa, ta oleks sulle väga truu olnud ja te oleks tõesti õnnelikud olnud. ja sõnum kõrgemalt poolt teile, naised, kes te siin vaatate. et ärge vaadake nende meeste poole, kes armastavad ainult armu kolmnurki. et te olete ju piisavalt tugev, et sellistest olukordadest välja tulla. et ärge vaadake nende poole, kes on sellised, kes tahavad teie üle jõudu saavutada ja kes tahavad teid tirida armu kolmnurkadesse. et hoidke palun sellistest meestest nagu eemal, kes tunduvad justkui stabiilsed ja rahulikud, aga seal on omad sellised varjukohad, onju. ma tänan teid kõiki. pange like, kui teile meeldis. kirjutage kommentaar, kui soovite. uued tulijad, vajutage tellinuppu, vajutage ka musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. ja kes soovib minuga eraseanssi teha, kellel on mingid oma küsimused, oma mured, mida tahaksite nagu arutada, siis võite mulle kirjutada emailile piv.rutt@gmail.com. siis me lepime kokku päeva ja kindla kellaaja. kui me saame siis Messengeris videos kokku, siis me saame vaadata, kuidas ja kas ma saan teie küsimustele, teie muredele vastused, kaartidega. seal ma ei tee sellist ladumist nagu siin, vaid seal ma konkreetselt, teie küsite oma küsimuse, mina vastan kaartidega, teie küsite, mina vastan kaartidega. et seal ma ei tee mingit ladumist nii nagu siin, sest siin ma pean ise teema välja mõtlema, onju. aga seal ongi, et teie küsite, teil on konkreetsed küsimused ja mina siis hakkan nende, teie küsite, mina vastan, teie küsite, mina vastan, onju. et see võib kesta kuni tund aega. et ta võib kesta tund aega üldiselt nii, võib ka vähem, onju, kui teil on vähem küsimusi. aga lihtsalt siis te saate oma küsimustele vastused, mitte ei pea mõtlema siin üldladumises, et kas see nüüd on minule mõeldud või see ei ole, onju.
et aga see on tasuline video või see on tasuline seanss, eks ole, teiega, et see ei ole nagu tasuta, nagu siin on. ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.